Siin on siis üks heiau, see on siis püha koht, püha matmiskoht, siin on siis üks kuningatest arvatavasti maetud. Ja alati, kui siia läheneda, siis on niisugune hästi spetsiifiline lõhn, nagu oleks suitsetatud insenti või midagi, see on niisugune hästi kange. Tavaliselt nende kohtade peal on ka energiasambad. Et isegi kui te vaatate seda videot, siis võite tunnetada, kuidas energiasammast ära tunda. Tavaliselt tekib selline keeris ja sügavamates energiasammastes võidakse meid lahti ühendada sellest reaalsusest ja Hawaii'l on siis hästi palju selliseid kohti, kus see lahti ühendamine toimub. Ja kui uuesti kokku pannakse, siis on meie teaduse tasand muutunud ja muundunud ja me ei saa samamoodi vanal teaduse tasandil jätkata ja see toob ka kaasa siis muud erinevad muutused meie elus. Et väga paljud inimesed ka, kui nad seiklevad tagasi Hawaii'lt Eestisse, nad vaatavad oma elu ja ei saa üldse aru, et kes see on või miks mul need asjad on või miks ma niimoodi elan. Seepärast, et teaduse tasand on nii muutunud ja inimese enda vaim otsib väljundit ja väljendust ja tahab kohe asja kallale asuda, et ei ole aega enam jokutada ja oodata midagi, et tal on vaja tegutseda ja luua vaimu väljendust läbi keha.